24 tundi, mis eelnesid 13. juuli hommikule, lähevad kurikuulsana ajalukku. Ukrainal oli sõja seni suurim öö, kui ta püstitas rekordi droonide parvega, mis mattis Venemaa enda alla. See oli Ukrainale uskumatu öö. Hävitati üle 1700 Vene sihtmärgi. Ukraina droonid tõestasid taas, et Venemaa õhutõrjevõrk ei tööta. Venemaa pole kunagi varem 24 tunni jooksul nii palju kaotanud. Ja kuidagi läheb asi Putini jaoks veel hullemaks. See polnud kulminatsioon. See oli Ukraina sõnum, et nende rünnakud muutuvad kuude möödudes järjest tugevamaks ja tõhusamaks. Alustades peamisest numbrist teatab United 24 meedia, et Ukraina mehitamata süsteemide väed ehk SPS suutsid 24 tunni jooksul tabada 1725 Vene sihtmärki 13. juuli hommikuni. Enamik neist sihtmärkidest tabati laastava öise rünnakute seeria käigus. Selle uuenduse andis Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem, energiline Robert Brovdi, Telegrami postituses, mis toob välja mõned peamised üksikasjad. Lisaks rekordilisele rünnakute arvule põhjustas SPS 24 tunni jooksul 418 Vene kaotust. Ja 13. juuli jätkas kuud, mil SPS-ist on saanud üks tõhusamaid sõjaväeüksusi, mis Ukrainal on. Siiani juulis võib SPS-i droonidele omistada 4181 Vene kaotust. Sama rühm on suutnud 13 päevaga tabada 19759 Vene sihtmärki, mis annab meile päevas keskmiselt peaaegu 1520 tabamust. Kui me võtame maha 1725 sihtmärki, mida Ukraina tabas 13. juulil, langeb see keskmine 1524. See näitab meile, kui märkimisväärne oli SPS-i rekordiline 13. juuli tegelikult. Üle 200 sihtmärgi rohkem kui keskmiselt, mis on andnud Venemaale märku, et tal on põhjust karta. Ukraina droonioperaatorid ei aidlusta hoogu. Nad tihendavad oma rünnakuid ja Venemaa ei saa selle vastu midagi teha. Me ei hakka teesklema, et suudame anda teile ülevaate kõigist 1725 sihtmärgist, mida Ukraina tabas 12. juulil ja 13. juulile üle minnes. Video kestaks päevi, kui me seda prooviksime. Pealegi pole Brovdi andnud muid üksikasju peale numbri. Võime julgelt eeldada, et suur osa Vene tagalast oli sihtmärgiks. Kuna Ukraina jätkab logistilist blokaadikampaaniat, mis hävitab Venemaa kütuse- ja varustusveokeid murettekitava kiirusega. Lisaks hävitab Ukraina ka juhtimispunkte, õhutõrjesüsteeme ja vägede koondumisi rindejoonest kaugemal. Selle asemel toome teieni mõned tähtsamad hetked. Ja kõik need tähtsamad hetked pärinevad rünnakute seeriast, mida viis läbi Ukraina julgeolekuteenistus ehk SBU, mis teeb koostööd SPS-iga, et hävitada kõrge väärtusega sihtmärke okupeeritud aladel. Alustame laevadest. United 24 meedia andmetel hävitasid Ukraina droonid rekordilise 24 tunni jooksul 2 Vene Project 12150 Mangust patrullkaatrit. Tõsi, need patrullkaatrid ei ole kõige muljetavaldavamad sõjalaevad Venemaa Musta mere laevastikus, kuid enamik tugevamaid sõjalaevu on juba hävitatud või peidavad end nii kaugel Ukraina droonidest kui võimalik. Siiski ütleb Russian Ships, et need patrullkaatrid on mõeldud Venemaale rannikualade kaitsmiseks ning need on varustatud kas 12,7 või 14,5 mm kuulipildujatega, mida saab kasutada droonide allatulistamiseks või mehitamata meresõidukite ründamiseks. See, mida me siin näeme, on Ukraina järkjärguline Musta mere laevastiku nõrgestamine, mis on sõjas sisuliselt juba tähtsusetuks muutunud. Lisaks patrullkaatridele võtsid SBU ja SPS sihikule ka mitmed parvlaevad, mida Venemaa on kasutanud varustuse ja tehnika okupeeritud Krimmi transportimiseks. Kertši väinas uputasid Ukraina droonid Maria ja Jessiki parvlaevad. Ukraina ründas ka Port Kavkazi, kus tabati Panagia ja Levrenti parvlaevu, ilmselt siis, kui need olid kai ääres ja ootasid laadimist. Ärge laske end eksitada sõnast parvlaevad. Kuigi see viitab tsiviillaevadele, pole need sugugi seda. Venemaa on hõivanud kõik laevad, mis ta kätte saab, et hoida oma Musta mere ja Aasovi mere logistikat töös. Kui Ukraina ründab selliseid laevu, halvab see Venemaa veeteede logistikavõrgu. Ja viimase nädala jooksul näib see olevat muutunud Ukraina jaoks prioriteediks. 13. juulil jätkas Ukraina kampaaniat, mis on tekitanud paanikat Aasovi merel. 8 päeva jooksul kuni 13. juulini, kaasa arvatud see kuupäev, on Ukraina tabanud selles meres 105 Venemaa varilaevastiku alust. Need praamid ongi varilaevastiku laevad, mida Venemaa kasutab varustuse ümberpaigutamiseks.
Sama väljaanne lisab, et Ukraina droonid lisasid 13 juuli arvestusse 7 kütusetankerit, veel mõned kaubalaevad, 1 praami ja puksiirid. Kokku tabati 15 alust. See on jätkuv kampaania, mille eesmärk on muuta Aasovi meri, Kertši väin ja kõik teised veeteed, mida Venemaa kasutab okupeeritud Krimmi elus hoidmiseks, täiesti kasutamiskõlbmatuks. Ja see töötab. Ukraina saadab Aasovi merele nii palju droone, et tabab ühte laeva iga 112 minuti järel, teatab Pravdi. Venemaa on sunnitud reageerima. Kuigi Venemaa üritab endiselt kasutada Aasovi merd logistilistel eesmärkidel, mida tõendab ka see, et laevu uputatakse, on ta sunnitud sulgema Doni jõge ja Aasovi merd ühendava Donassovi kanali. See sulgemine algas 10. juulil õhtul ja see on Venemaa jaoks tõeline õudusunenägu. See tähendab, et Venemaa poolt teistesse riikidesse vilja vedavad laevad ei saa sõita ning sisuliselt tähendab see ka seda, et Krimmi lähedal asuv Kertši väin on suletud. See väin ühendab Aasovi mere Musta merega, nii et me võiksime vaadelda Ukraina droonirünnakuid Aasovi merel kui veel üht viisi Musta mere isoleerimiseks. Venemaal ei ole seni õnnestunud kehtestatud piiranguid tühistada. 13. juulil teatas Reuters, et piirangud on endiselt jõus. Ukraina ei kavatse kindlasti järele anda. Veel 15 laeva kaotamine. 13. juulil tähendab piirangute järjekordset pikendamist. Alates 14. juulist kuuleme tõenäoliselt veel rohkem tankerite ja varustuslaevade tabamisest Aasovi merel. Liigume edasi Ukraina rekordeid purustava öö järgmise tipphetke juurde. Ukraina droonid tabasid ka 3 statsionaarset radariseadet, mida Venemaa kasutab nii mereliste kui ka õhudroonide tuvastamiseks. Ära alahinda selle konkreetse rünnaku tähtsust. Radariseadmed on uskumatult keerulised ja neid on väga raske asendada, eriti kui Venemaa peab toime tulema sanktsioonidega, mille Ukraina partnerid on kehtestanud. Venemaal puudub ka kõik vajalik, et luua korralik radaritööstus. Global Defense Corpsi sõnul puuduvad Venemaal kõige arenenumate radarite jaoks vajalik mikroelektroonika. Samuti puudub Venemaal tööjõud, kogemus, asjatundlikkus või talent, et ehitada paremaid radareid kui need vanad, mis tal juba olemas on. Seega, kui Ukraina radarijaamad hävitab, seab see Venemaa tööstusele koorma, kuna neil on igas mõttes raske neid asendada. Lisaks avab Ukraina uksi. 3 Aasovi mere lähedal. 13. juulil hävitatud radarit ei suuda homme tulevaid Ukraina droone avastada. Me ei tea, millised konkreetsed süsteemid Ukraina droonid välja lülitasid, aga see polegi peaaegu oluline. Veelgi enam radareid rivist väljas tähendab rohkem võimalusi tulevasteks rünnakuteks. Lisaks saab Ukraina nautida irooniat, et just need relvad, mida need radarid pidid avastama, olid need, mis radarid rivist välja lõid. Oleme alles poolel teel parimate hetkede kokkuvõttega. Meil on veel mõned Ukraina sihtmärgid käsitleda ning samuti selgitame, mida Ukraina laienev õhukampaania tähendab tema sõja edasisele käigule Venemaaga. Aga enne kui me selle kõigega edasi läheme, vaatate saadet Sõjasaade. Kui saate sellelt kanalilt uusi teadmisi, siis vajutage telli ja lubage teavitused, sest me analüüsime kõike sellisel moel igal nädalal. Järgmisena oli Ukrainal oma 24-tunnise hävitustöö jooksul sihikul midagi suuremat kui ainult radarid. See sihtmärk oli Bahmuti lennubaas. See baas asub okupeeritud Krimmis umbes 14 kilomeetri kaugusel Kertšist ning väidetavalt jäeti see 1996 aastal maha. See ei ole enam maha jäetud. Kuigi Venemaa pole seda kasutanud selleks otstarbeks, milleks see mõeldud oli, asuvad Bahmutis endiselt angaarid, kus Venemaa hoidis spetsiaalset varustust ja sõjaväesõidukeid. See asjaolu muudab selle Ukraina logistilise blokaadi kampaania sihtmärgiks ning 13. juulil ründas Ukraina seda. Kui edukas see rünnak oli, pole veel teada. Ukraina pole andnud üksikasju peale selle, et baasi rünnati. Huvitaval kombel ei paista Bahmut olevat ainus sõjaväebaas, mis 13. juulil Ukraina sihikule sattus. Moscow Timesi teatel väidab Venemaa FSB, et nurjas Ukraina rünnakud Šagoli ja Ukrainka lennubaaside vastu, mis asuvad vastavalt Tšeljabinski ja Almira piirkonnas, samal ööl, kui sihikule võeti Bahmuti baas. Ainult et seekord ei olnud tegemist droonidega. FSB mainib toimepanijate vahistamist, mis viitab sellele, et käimas oli diversioonioperatsioon. Nii et võib öelda, et see on Venemaale üks väike võit ühel sõja seni kõige raskemal ööl. Tõsi, see pole just suur võit, kuid oleks olnud alandav, kui diversandid oleksid edukalt tegutsenud Venemaa sügaval tagalas asuvates baasides, samal ajal kui Ukraina droonid purustasid üle 1700 sihtmärgi mujal. Ukraina proovib tõenäoliselt uuesti. Need baasid, nagu kõik muu Venemaal, pole sugugi turvalised. Tagasi Ukraina edusammude juurde.
Oodates lisainfot Bahmuti rünnaku kohta, nägime ka, et Ukraina viis läbi edukaid lööke Port-Kavkasi piirkonnas. Nende hulgas olid ka need 2 parvlaeva, mida varem mainisime. Kuid Ukraina droonioperaatoritel õnnestus hävitada ka 3 naftahoidlat, mis asusid selle sadama nafta ümberlaadimiskompleksis, samuti rong, mida Venemaa kasutab kütuse vedamiseks Kavkasi kaubajaama. Tundub, et me ütleme seda nüüd iga päev. See on veel üks kütusepartii, mis on hävitatud, kuna Ukraina jätkab oma kampaaniat Krimmi isoleerimiseks. Aga veelgi enam, järjekordne edukas rünnak Port-Kavkasi vastu saadab Krimmi okupantidele sõnumi, et Putin ei suuda neid enam kaitsta. Ukraina võib lihtsalt niisama ünnata seda sadamat, tehes sellest osa oma kõigi aegade suurimast õisest rünnakust, mis hakkab jätma muljet, et sellised rünnakud on Ukraina jaoks lihtsad. Me ütleme, et Ukraina korraldas järjekordse rünnaku Port-Kavkasi vastu, sest vaid mõned nädalad tagasi oli see sadam osa Ukraina rünnakust mõlemale poole Kertši silda, mis oli osa sellest sõnumist, mida me just mainisime. Ukraina lastas sadama. 21. juunil sihtis Ukraina droonirünnak sadama kütusehoidlaid, põhjustades nii suure tulekahju, et seda oli näha ka satelliidipiltidel. See tulekahju sulges sadama, mida Venemaa kasutab laskemoona, relvade ja kütuse vedamiseks Krimmi, ning Ukraina loodab sama tulemust ka 13. juuli rünnakult. Enne kui edasi liigume, on meil teile veel üks tipphetk. Enamik seni käsitletud rünnakutest on aset leidnud okupeeritud aladel või Krimmi ümbritsevates vetes. Aga Ukrainal oli varuks ka üllatus ühele erilisele rajatisele, mis asub Vjasnikis, Venemaa Stavropoli krais. Umbes 600 kilomeetri kaugusel Ukrainast asub Vjasnikis naftabaas, kus paikneb terve Mahuti park. See rajatis hoiab naftat ja kütust, mis jõuab lõpuks nii Krimmi kui ka Venemaa okupatsioonivägedeni Lõuna-Ukrainas. Mõtle sellest kui võrgustiku osast. Sellisest, mis on loodud selleks, et viia nafta ja kütus Venemaa tehastest sinna, kus seda kõige rohkem vaja on. Ukraina rünnak depoolile näib olevat alanud. 12. juuli ööl, tuginedes Moskva linnapea Sergei Sobjanini raportile. Ja loomulikult väidab Venemaa, et nad tõrjusid rünnaku tagasi. Sergei Sobjanin väitis, et 13. juuli kell 03.19 oli alla tulistatud 3 drooni. Aga mida Sergei Sobjanin ei selgitanud, on see, miks samal ajal, kui ta väitis, et Vene õhutõrje saab probleemiga hakkama, möllas rajatisest tohutu tulekahju. Keegi on tõega kitsi. Tõenäoliselt ei lähe kaua aega, enne kui hakatakse tavapäraseid droonirusude vabandusi esitama, et selgitada, miks Venemaa õhutõrje oli edukas, kuigi Ukraina sihtmärk põles. Ukrainat see ei huvita. Rünnak Vjasnikide poole käivitas öö, mil Vene okupantide kaela sadas terrorit sellises ulatuses, mida pole kunagi varem nähtud. Ja et olukorda veelgi hullemaks teha, asub see depoo väga Moskva lähedal. Veel üks meeldetuletus Ukrainalt, et tema droonid suudavad jõuda pealinna, kui Putinil peaks see meelest olema läinud. Kõik see toob meid tagasi selle pealkirja juurde, millega video algas. Ukraina tabas 24 tunni jooksul 1725 Vene sihtmärki. See number tundub peaaegu uskumatuna, eriti kui võrrelda seda sellega, mida Ukraina suutis saavutada oma kaugmaa kampaaniaga vaid mõned kuud tagasi. Kuid kui see kampaania laieneb, satub Venemaa tõsistesse raskustesse. Siin on põhjus. Kõiges selles näeme Ukraina kaugmaa operatsiooni ulatuse ja mastaabi laienemist. SBU ütleb seda ise, märkides. 10 sihtmärkide samaaegne hävitamine erinevates kaugemates asukohtades ühe öö jooksul näitab, et SBU laiendab oma kaugmaa erioperatsioonide mastaapi. Venemaa sõjalise ja naftataristu kriitilised elemendid põlevad edasi, kui räägime rünnakutest, mida selles videos käsitlesime. SBU ei valeta. Numbrid näitavad meile, et Ukraina süvarünnakute kampaania on kasvanud nii suureks, et Venemaa ei suuda sellega enam toime tulla. Enne Ukraina rekordilist tööpäeva avaldas United 24 Media huvitava raporti, mis näitab, kui palju on Ukraina kaugmaa kampaania kasvanud. Väljaanne ütleb, et 2026 aasta esimese 6 kuu jooksul tabas Ukraina Venemaal 697 sihtmärki, mis läks Kremlile hinnanguliselt maksma $6,1 miljardit. See number hõlmab ainult Venemaa sees olevaid sihtmärke, näiteks naftarafineerimistehaseid, mida Ukraina on terve aasta jooksul droonidega hävitanud. Kui lisada siia Ukraina keskmaa rünnakute kampaania, saab juurde arvestada veel 7028 vaenlase objekti, ütleb Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrski.
Need arvud on paljastavad, sest need näitavad ka seda, et Ukraina 1725 löögiga öö pidi enamasti hõlmama rindel asuvaid sihtmärke. Keskmise ja pika maa sihtmärgid, millest rääkisime, olid küll esile tõstetud, kuid Venemaa kaotas nende kõrval ka palju varustust ja sõdureid. Sõrskõi ütleb, et need arvud näitavad, et Ukrainal pole enam mingit probleemi tabada kõike, mida ta soovib, nii keskmisel kui ka pikal distantsil. Venemaa ei saa eriti midagi teha, et takistada Ukraina droonidel nende sihtmärke hävitamast. Ja kui sellest veel vähe oleks, siis Ukraina astub samme ka selleks, et tugevdada oma kaugmaa kampaaniat. Vaid paar päeva enne Ukraina rekordilist ööd teatas president Volodõmõr Zelenskõi kaugmõju väejuhatuse loomisest. Presidendi määrusega ametlikuks tehtud, see väejuhatus formaliseerib ja koondab Ukraina kaugmaa ressursid, muutes juba praegu Venemaad ja okupeeritud alasid laastava kampaania veelgi surmavamaks, tõhusamaks ja paremini korraldatuks. Putin peab uskamatuses pead raputama. Ukraina põhjustab juba praegu kaost ilma selle väejuhatuseta, nii et ta võib vaid ette kujutada, mis juhtuma hakkab, kui uus struktuur tööle hakkab. Kõik see toimub osana laiemast Ukraina strateegiast, mille eesmärk on häirida kõike, mis võimaldab Putinil oma sõda jätkata. Põhimõte on lihtne ja sama vana kui sõjapidamine ise. Hävita Vene võimuallikad nii Venemaal kui ka okupeeritud aladel, et nõrgestada rindel olevaid sõdureid ja tekitada suuri kulusid. Mis eristab seda traditsioonilist õhuülekaalu saavutamise lähenemist, on see, kuidas Ukraina seda teeb. Ukrainal on enam-vähem korralik õhuvägi, kuid see pole kaugeltki piisavalt suur, et katta kogu Ukraina territooriumi, rääkimata Venemaale lendamisest sihtmärke hävitama. Selle asemel kasutab Ukraina droone ja oma odavaid tiibrakette, et purustada Vene sõjamasin seestpoolt. Õhuülekaalu traditsioonilises mõttes pole enam vaja. Selle asemel saab Ukraina igal kuul saata tuhandeid droone üle kogu lahinguvälja ja kaugemalegi, et takistada Venemaa edasitungi, hävitada naftat ja kütust ning tabada sihtmärke, mida Venemaa pidas kättesaamatuks. See on Ukraina geniaalne asümmeetriline strateegia ning see muutub sõjakestel ainult paremaks. Venemaa tunneb selle mõju mitmel moel, eriti kütusekriisi kaudu, mis on muutunud nii ulatuslikuks, et mõjutab kogu riiki. Olete kindlasti märganud, et kütuse- ja õlimahutid ning ladustamisrajatised olid Ukraina sihtmärkide seas 12. ja 13. juulil. See on kestnud juba kuid. Ukraina strateegia on viinud selleni, et Venemaa kodumaine bensiini tootmine on langenud tasemeni, kus see suudab rahuldada vaid 65% riigi hooajalisest nõudlusest. Venemaal jääb nüüd päevas puudu kuni 45 000 meetrilist tonni kütust, mis sunnib neid otsima kütust teistest riikidest, et lihtsalt toime tulla. 14. juuli raportis avaldas United24 Media samuti, et Venemaa kütusepuudus on nii ulatuslik, et see viib kütusehangete tühistamiseni, mis pidid tagama Venemaa päästeteenistuste varustatuse. Ukraina tegevus paljastab nüüd selle, mis oli kunagi Venemaa suurim tugevus, kui nende suurima nõrkuse. Venemaal ei tohiks kütus otsa saada. See on üks maailma suurimaid naftat tootvaid riike. Aga Venemaa tsentraliseeritud poliitiline süsteem, kus kõik otsused peavad läbima ühe mehe, kes ei suuda oma kinniside eest Ukrainaga üle saada, muudab Venemaal kiire reageerimise võimatuks. Selle asemel ootab Venemaa, kuni Putin otsuseid teeb, samal ajal kui Ukraina droonid lendavad. Tavalise venelase jaoks ei ole tulemas mingit koordineeritud kriisireaktsiooni. On vaid ebamäärane lootus, et Ukraina annab järele ja Venemaa suudab end tulevikus taas jalule aidata. Järeleandmist ei toimu niipea. Rekordeid purustav rünnakute öö näitab meile seda. Aga Venemaa teab ka, et tal on seda veel palju ees. See, mida Ukraina tegi 13. juulil, on osa 40-päevasest operatsioonist, mis kuulutati välja juuni lõpus ja mille Ukraina sõnul on eesmärgiks survestada Putinit lõpetama oma sõda. Me oleme sellest operatsioonist vähem kui poole peal, mille Zelenskõi sõnul põhineb Ukraina kesk- ja kaugmaa sanktsioonidel. Kas Venemaa suudab veel paar nädalat seda üle elada? Kas ta suudab üle elada selle, mis Ukrainal järgmiseks plaanis on, kui 40-päevane operatsioon ei too Zelenskile soovitud tulemust? Üha enam näib, et nendele küsimustele on vastus ei. Venemaa pole kunagi varem ühe päevaga nii palju kaotanud. Aga meid ei üllataks, kui ütleme sama asja mõne päeva või nädala pärast, kui Ukraina laseb valla veelgi suurema kineetiliste sanktsioonide laine kui see, mida me just nägime. Praegu jätkab Ukraina 2026 aasta tulemuste kasvatamist ja on ime, et Venemaa on seni üldse selle aasta üle elanud. Juuniku lõpus avalikustas Ukraina 2026 aasta rünnakutormi ulatuse, mis on Venemaa kohal päikese varjutanud.
saavutatud on uued verstapostid. Vene kaitse on täielikult ülekoormatud ja sa saad sellest kõigest teada, kui vaatad meie videot. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida, et saaksid näha rohkem meie kajastusi Ukraina viimastest võitudest Venemaa üle. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!